Tervitused, tervitused. Täna selline pealkiri nagu suur puhastus. Ja ajendas mind tegema selline mõte, et kui palju te saate ise seal nüüd, praegu ja kohe ainult otsustamise sammu kaugusel on kõik, mil saab minna kõik muutumisse. Otsustamine, sinu enese sisemine otsustamine, mil saab minna keha, sinu maailm saab minna suurpuhastumisse ja läbi suurpuhastumise sa saad, kukuvad maha filtrid ja maskid ja müürid ja kilbid ja eitused ja blokeeringud ja takistused ja kõik see, mis teeb sind haigeks ja võtab sinult hästi palju energiat ja küsib justkui lõivu. Ehk siis küsib lisaenergiat. See maailm, mis on nagu, mis teeb sind raskeks, mis teeb sind kannatusse. Sa pead maksma selle kannatuse eest ja sa maksad seda oma eluaja hinnaga. Tere, suur puhastus, ära parem räägi. Jaa, räägin küll suurpuhastusest, vaimsest suurpuhastusest. Füüsilisest suurpuhastusest te saate aru, kui majal teha füüsilist suurpuhastust, siis te ikkagi, see tähendab seda, et kõik, mis on vana, annate ära või viskate ära. Kõik, mida sa ei ole kasutanud üle 4, 5, 6 aasta, annate ära, kingite ära, müüte ära, ehk siis lasete lahti ja lasete liikumisse. Kõik, mis justkui seisab ammu tolmu all ja mis füüsilisest suurpuhastusest päriselt te saate aru, see tähendab seda, et ilmsiks tulevad ka justkui, kui majast rääkida, siis mädanema läinud palgid tulevad ilmsiks ja kus tuul sisse puhub, tuleb ilmsiks ja nii-öelda, kust on sein viltu ja ei ole loodis, kui tahate seal hakata tapeeti panema. Kõik tuleb ilmsiks justkui. Ja vaimse suurpuhastusega on väga-väga sarnane. Kuid selline vaimne suurpuhastuse saab alguse sinu sisemisest otsusest. Sinu sisemisest otsusest. Et kas sa üldse oled valmis loobuma sellest, mis teeb sulle kannatusi ja mis teeb sind haigeks. Kui sa ei ole valmis sellest loobuma, mis teeb sulle raskust, mis teeb sulle kannatusi, mis teeb sind haigeks, siis sa ei saa ka terveks. Sa oled edasi kannatuses, sa oled edasi raskuses, sa oled edasi ajapuuduses, rahapuuduses, suhete puuduses, tähelepanu puuduses, päikese puuduses, armastuse puuduses. Sul on kõiksugused puudused edasi. Tänane selline saade, suur puhastus, et kas sa oled üldse valmis loobuma ja lahti laskma sellest, mis takistab sul näha, tunda ja kogeda küllust. Kas sa oled üldse valmis? See on umbes taoline, et oletame, et sa soovid õppida ujuma. Lähed ujumistrenni või nii-öelda ujumiskursustele ja oled seal nii-öelda basseini ääre peal või oled kaldal ja sa keeldud vette minemast. Lugu ongi selles, et kui sa tahad ujuma õppida, siis peab olema valmidus vette minekuks.
kui sa oled kaldal basseini ääre peal ja jonnid ja kiusad ja mölised ja argumenteerid, kuidas treener ei oska sind õpetada ja treener ütles, issand jumal, treener ütles, et ma ujun nagu konn kuival. Halloo, kui sa ei ole nõus vette minema ja sa teed seal niinimetatud ujumisharjutusi seal kaldal, siis sa näedki välja nagu konn kuival, on ju nii? Aga kui sa ei ole valmis võtma vastutust selle eest, et sa tahad ujuma õppida, aga sa istud kõhuli kaldaliivas ja liigutad seal käsi-jalgu ja väidad, kuidas suu ja silmad on liiva täis ja kui ebamugav see ikka on ja see pole see ja treener ei saa hakkama minuga. Ja üleüldse kõik teised õppisid ujuma, aga kujutad ette, mina olen selline eriline frukt, et mind ei saagi mitte keegi ujuma õpetada. Kui sa ei ole nõus vette minema ja lubama veel ennast kanda ja siis tegema vees neid liigutusi, mida sa teed kaldaliivas veheldes. Suuremjagu elus on täpselt samamoodi. Kõik see, mida sa väidad, et sul ei õnnestu, ei tule välja, siis sa oled endiselt kaldaliivas ja üritad õppida ujuma. Selleks, et elu kogeda, lasta elul ennast kanda ja saada elu kogemus, tuleb sul ellu sisse astuda. Ja elu ise kannab sind ja läbi selle elus kogemuse vastuvõtmisega sa saad kogemuse elus sujuvalt läbi ujuda, justkui tekib sujuvus. Sujuvus on see, et ei pea tegema mitte midagi vastuvoolu, vastu tahtmist, ebamugavalt ja lugu on selles, et kogu sinu ebamugavus, ebasujuvus, kogu sinu elu ei lähe ikka edasi, ma nühin nagu ühe koha peal, mitte midagi ei juhtu, on see, et sa endiselt istud kaldaliivas ja ujud nagu konn kuival. Ja süüdistad selles kõiki teisi. Kui ebamugav, kuidas kõik teised mööda ujuvad, kuidas teised kõik nagu ammu on juba, ma ei tea, 10 aastat juba, nii-öelda kui sujuvalt, kui ilusti neil kõik läheb. Ja kui eriline sina oled selles kaldaliivas, sest et ei ole olemas sellist ujumisõpetajat, kes suudaks sind õpetada elus läbi ujuma, kui sa keeldud ellu sisse astumast. Ongi selline küsimus, et vaimse suurpuhastuse jaoks tuleb enda käest küsida, kas ma olen valmis loobuma nendest mõtetest, mis takistavad mul elu elada täisväärtuslikult. Küsida enda käest, kas ma olen valmis loobuma nendest emotsioonidest, mis ei lase, ei luba ja raiskavad minu elu. Et ma veel täpsustan seda lauset. Kas ma olen valmis loobuma nendest mõtetest, emotsioonidest ja tegevustest, mis takistavad mul ellu astumast ja elu kogemust nautimast. Kui sa ütled, et ei, ma ei ole valmis loobuma oma mõtetest, ma ei ole valmis vaatama üle oma emotsioone, ma ei ole valmis vaatama üle oma tegevusi, sest et ma olen kogu aeg nii teinud ja ma olengi see koos nende mõtete, tunnete ja tegevustega. Ei, sa ei ole see. Sa oled mugavustsoonis, see mugavustsoon ei olegi niivõrd mugav, see on väga ebamugavustsooni lõksus. Sul on väga ebamugav kaldaliivas veheldes ujuma õppida. See on kõige ebamugavuslikum vorm, kuidas õppida ujuma. On nii?
Kui päike paistab seal kaldaliivas, siis on seal jube palav ja jube kuiv. Elu on jube kuiv. Ei juhtu justkui midagi. Kui juhtub vihma sadama, siis sa vehid endale sinna poriaugu. Ehk siis, kui sul elus juhtub nagu nii-öelda natukene vihmasem periood, milleks on siis emotsionaalne vihm justkui, siis sa kaevad endale sinna poriaugu ja siis sa, elu ongi justkui räpane, porine, kole, seal ei ole värve, seal ei ole ilu, seal ei ole kunsti. Sa põhimõtteliselt vehkisid ennast poriaugus sipled ja sa ei suuda ära imestada, kui suure sita sisse sa oled suutnud ennast justkui nagu kaevata. Seal poriaugus ei olegi mitte midagi muud kui ainult pori. Ja seal inimesed kasutavadki väljendit, et üksteisele poriga määrimises selline väljend on seal, et tuli mind koledate sõnadega sõimama ja ma sain nüüd poriseks ja tema on süüdi. Tema on süüdi, et justkui minu puhas olemine on nüüd porine. Sa ise asud seal poris ja sa ise oled saanud poriseks. Teate, kui teie sees toimuks ära see, et te ise loobute oma enesetakistustest, mis te olete üles ehitanud. Kui te ise loobuksite nendest barjääridest, mis te olete üles ehitanud. Kui te ise võtaksite maha need eitused, elu eitav vorm. Ma ei saa, ma ei taha, mul ei tule välja. Kui te võtaksite maha need eitused, siis saaks elu hakata edasi kulgema. Sinu enese eitused, sul on fokusseeritud tähelepanu eitusel. See paneb ka elu seisma, tahkestunud olekusse, kivistunud olekusse, sul hakkab seal raske, sa ei saa seal hingata, see energia läheb väga pingemiselt, ta tahkub ära nagu kivistuksid. Sa kivistud ära oma enese maailma, aga kivistunud olek, energia on seal väga aeglases liikumises, peaaegu ei liigugi. Sa võid kivistunud olekus olla aastaid või isegi elusid. Tahkestunud olekus, sa oled tahkestunud ja selline, see oleks nagu kipsi valatud. Tahkestunud olek ongi seotud eitustega. Kui sa oled valmis võtma maha kõik oma eitused, blokeeringud, takistused, pidurid, sul on pidevalt pidur peal. Sa ei luba mõtetelgi mõelda, sest et sa pidurdad nad maha. Sa ei luba emotsionaalselt tunda, sest sa pidurdad emotsiooni maha. Sa ei luba tegevustel voolata, sa isegi tegevused pidurdad maha. Siis sa ei jõua ka tulemusteni. Sul ei ole tulemusi. Ja kui sul ei ole tulemust, siis aga tulemus tähendab seda, et sa saad kogemuse. Aga kui sul ei ole kogemust, siis sul ei ole ka elu. Sest elu koosneb ainult sündmuste rikkast kogemusest, mis on võetud vastu. Kui sa oled valmis loobuma nendest mõtetest, mis teevad su raskeks, haigeks,
ja võtad vastu mõtted, mis teevad sind kergemaks, lihtsamaks, elu jaatavamaks. Mis on elu jaatav vorm? See on jah, sellel on üks lause veel, mina olen vorm, mina olen vorm. Mina olen ja siis ütled endale, kes sa oled, ütled endale rolli, ja siis hakkad seda rolli täitma. Ja sul ei ole tingimusi, eelduseid ega üles ehitatud illusiooni sellele, kuidas sul rolli täitmine välja tuleb. Kogemus on ta igal juhul. Kui sa võtad ellu, korraldad sündmuse ja sa kukud sellest läbi, justkui, ei tundnud välja niimoodi, siis on see kogemus. Kui sa võtad ette sündmuse ja suudad väga hästi välja, siis on see ka kogemus. Elu on ta igal juhul. Ja mõlemad pidi sa saad targemaks. Mõlemad pidi on ta elukogemus. Ise siis, kui ei õnnestu, on ta elukogemus ja siis, kui õnnestub, on elukogemus. Aga lugu on selles, et sa ei luba endal ka ebaõnnestuda. Ja kuna sa ei proovi, siis sa ei saa ka mitte kunagi õnnestumist nautida, sest sa ei jõua selleni. Sest et sa ei luba sündmuseid. Sa ei luba uusi mõtteid, uusi emotsiooni, uusi tegevusi. Sa ei luba endale sinu enese elu. See on kuidas sa siis elad oma elu, kui sa ei luba endale enese elu. Ära keelatud. Sa ei tohi. Sul ei tule välja ja sa ei ole seda väärt. Ja sa ei ole veel valmis selleks. See on elu keelamine, kui sa räägid endale, ma ei ole valmis. Ma ei ole kohal veel. Mul on veel pikk teekond minna ja kallis, sa oled iga päev kohal. Sa oled iga päev oma enese kehas, seni kaua, kui sa ei ole ära surnud, sa oled kogu aeg kohal. Kui sa ära sured, siis sa oled kuskil mujal kohal, aga seni kaua, kui sa ärkad hommikul ja teed silmad lahti oma enese ihus, oled sa kogu aeg kohal, kogu aeg olemas ja kogu aeg väärt seda sama hetke selles samas ihus. Kui sa keelad ära iseendal oma enese elu elamise, siis on see umbes nagu rebane väidab, et ta ei ole rebane. Või ma ei tea, ma proovin näiteid, siis karu väidab, et ta ei ole karu. Aga siis ta mängib jänest või? Kui sa keelad ära endal oma enese elu sündmused, siis sa elad ju kellegi teise elu sündmuseid, sest et elu ei jää seisma. Kui sa ei luba endale täiesti uusi mõtteid, täiesti uusi emotsioone, täiesti uusi tegevusi, siis sa ei saa ka uusi kogemusi. Siis su elu toimub, sa mõtled kellegi teise mõtteid, sa tunned kellegi teise tundeid ja sa teed kellegi teise tegevusi ja teine saab kogemuse endale sinu elu arvelt. Ja suurem jagu nii-öelda parasiitvormid või nii-öelda elavadki kellegi teise elu arvelt. Lugu on selles, et kui sa sa oled oma elu justkui ära, oma selle keha, elu ja aja kingid ära kellegile teisele, kes elab sinu elu arvelt, siis ka sina elad kellegi teise elu arvelt. Ehk siis see parasiitlusvorm on see, et keegi on sinu parasiit, siis sina oled ka kellegi teise parasiit. See on selline sümbioossus siis. Sa oled sümbioosis parasiitlusvormidega. Ja nüüd ongi see, et kui sa oled sümbioosis parasiitlusvormidega, siis seal ongi kannatus.
ja pimedus ja raskus ja stress ja depressioon ja kriisid. Seal ei ole sinu elu, sa ei ela oma elu. Sa ei ole veel tulnud nagu teadvale seal, et su teadvus, oot, ma proovin. Su alateadvus oleks nagu hüpnotiseeritud oma teadvust hoidma ainult ühes fookuses ja sa ei ole õppinud ära enese fokusseerumist. Sinu teadvus kuulub tegelikult ainult sinu enda teadvusele. Aga kui su alateadvusväljad on üle võetud kas parasiitlusvormil või hüpnotiseeritud vormid või ta on pidevalt psühhoosis, neuroosis, pidevalt, siis ta on nagu üle võetud kujul. Üle võetud kujul praegu on hästi palju ka massipsühhoosi näiteid olemas. Need alateadvusväljad on üle võetud. Kõik, mis tõmbavad tähelepanu kuskile kõrvale või eemale sellest, kes oled sina ja mida sa tahad järgmiseks tegema hakata, raadio näiteks, telekas, seriaalid, need on kõik tähelepanu mujale juhtimise jaoks ja kellegi jaoks olulised ja kasulikud, et sa seda kuulaksid, vaataksid ja oma aja sinna ära kingiksid. Sest et sinu tähelepanu ongi sinu elu. Kui keegi pälvib ära, mina näiteks 20 inimest vaatavad, teie tähelepanu on praegu justkui nagu minule ära kingitud. Ja ma selle, mis te mulle praegu 20 inimest vaatavad, te kinkisite mulle tähelepanu ja nüüd ma ütlen teile selle tähelepanuga, et see ei ole, ma nüüd ütlen teile sellesama tähelepanuga, mil te seda saadet vaatate, mil te Mailist vaatate. Ma toon teie tähelepanu teile tagasi, teie juurde tagasi. Te toote siia, aga ma peegeldan teile tagasi teie tähelepanu, et kuhu te oma tähelepanu tavaliselt kingite kõige rohkem minuteid, tunde, 24 tundi oma ajast kingite. Mailis teeb ühetunnise saate umbes päevas. See on hästi palju aega, hästi palju tähelepanu ja ma räägin inimestest ja suurenisti teist kõigist. Ma räägin teist läbi enese vaatenurga. Sest et kõik see, mis on olemas minus, on olemas suure tõenäosusega ka sinus seal. Sest meil on ühisväli. Ja teie ühisvälja, informatsiooni ühisväljad on ühenduses minu informatsiooni ühisväljadega. Ja kui üks osakene sellest ühisväljast tuleb teadvele ärkanud kujul, siis ta saab üles äratada teised ühisväljas asuvad teadvused. Seega mina võtan praegu selles saates vastutuse, kes te vaatate, teile koputamisest. Kop. Et kui te võtaksite maha kõik see, mida te eitate, mida te kardate, mida te vihkate, ma räägin negatiivsed emotsioonid, kõik negatiivsed emotsioonide süsteemid võtaksite maha. Korrastaksite ära kõik mõttemustrid, puhastaksite ära. Kõik mõtted, mis ei kuulu teile, kannaksite maha nii-öelda. Kõik mõttemustrid, mis on teile pähe topitud, mis ei ole teie omad ja mis on teid viinud hüpnoosi.
Ehk siis, kui keegi on tulnud ühisteadvusest ärkvele, ehk siis ärganud üles hüpnoosist, siis mina saan sind ka hüpnoosist üles äratada. Ja mida rohkem inimesi on ühisväljal hüpnoosist üles ärganud, seda rohkem te saate lähemale iseenda elu, justkui elu sellele, te saate elu energia käsutuse enda kätte tagasi. Sest praegu suuremalt jaolt ei ole inimeste eluenergia nende enda käsutuses ja kasutuses. Vaid neile jääb nii palju energiat, et nad suudavad, süda veel lööb, nad hingavad, nad jäävad ellu ja viivad oma aja ja tähelepanu igale poole mujale, tööle, tööle ja siis raadio ja telekas ja igal pool, internet ja kuhu te oma fokusseeritud tähelepanu viite. Igale poole, kus te oma tähelepanu viite ja mis ei ole teie. Telekas ei ole teid. Seriaalis ei ole teid. Raadio, muusika kuulamine ei ole teid. Aga mis ta on? Mis ta siis on? Need on põgenemistoad. Aga miks te peaksite põgenema? Sellepärast, et te vajate leevendust. Aga miks te vajate leevendust? Lohutust, leevendust. Sest et te vajate korraks seda justkui nagu taastamistuba, te käite taastamistoas, et jälle viia energia kuskile, nii-öelda ära, mis ei ole teie eluga seotud. Te vajate seda seriaali, et te selle seriaali juurest te ei pea mõtlema seda, mida te tavaliselt suurema osa ajast mõtlete. Te panete muusika raadiost kõvemaks, et mitte kuulda neid mõtteid, mida te tegelikult 24 tundi järjest mõtlete. Isegi unes mõtlete seda sama mõtet edasi. Hästi palju inimesed ei vii ennast trenni rõõmu pärast, vaid viivad ennast trenni, et peale seda on veri natukene ringi liigutanud ja neil on natukene parem enesetunne, sest et nad saavad siis ennast natukene kiita, et küll ma olin tubli, ma käisin trennis ära. Aga enne seda ei olnud nagu tubli või? Lugu ongi selles, et enne seda ei ole sul väärtust ja siis sa justkui teed endale läbi mingi tegevuse väärtuse, et tunda, et sul on mingi väärtus. Sest et keegi toitub sinu alaväärsuskompleksidest. Ja see on väga eluoluline, et sa suurema ajast oleksid väärtusetu ja siis sa käid ennast seal tegemas seda väärtust justkui, et tunda peale trenni, sa tunned ennast tund aega, ma olen nagu siukene, et mul on niisugune inimese tunne sees. Silm läheb särama ja suu on nagu rõõmus ja selline. Küll ma olen tubli ja siis 3-4 tunni pärast oled täpselt samamoodi, kukud ära niimoodi. Ehk siis näilisusega. Aga kuidas sa ära vajud? Kui 24 tundi oleks sinu oma, siis 24 tundi võiks ju silm särada ja meil on rõõmus ja suunurgad on üles poole ja elu on kerge ja rõõmus ja kulgeb ja, mis ma järgmise tunniga oma elus peale hakkan. Ja, ehk elu jaatav vorm. Kuidas aru saada, et sa ei ela oma enese elu, oma enese mõtteid, oma enese emotsioone ja sa ei tee oma enese tegevusi, on see, kui sa süüdistad maailma. Su ema-isa on süüdi ja su õed-vennad on süüdi ja valitsus on süüdi ja paragrahvid ja seadusandlus ja politsei ja riigiamet ja ma ei tea kõik, mis on väljaspool sind, on süüdi.
See, et sa oled nii lühikene või paks või vanaks oled jäänud või kõik see, mis on nii-öelda, kuidas arstid ei oska sind terveks ravida ja kuidas ujumisõpetaja ei suuda sulle ujumist selgeks teha ja kuidas sa käid seal või seal või seal või seal inimese juures, aga tal ei olegi sulle tiibasid anda. Lugu ongi selles, et sinu enesetiivad ei asu kellegi teise käes. Sinu eneseelu on sinu käes, sinu eneseelu tiivad on sinu käes. Ja väita nagu, et ta ei õpetanudki mind lendama. Mulle nagu näis, et õpetas mind lendama, aga ma kukkusin taevast alla. Ja siis sa lendasidki kellegi teise, sa lendasid õpetaja tiibadega. Ja sa ei ole endiselt nõus oma enesetiibasid selja tagant nii-öelda lahti võtmast. Sest et sul on ju väide, et sul ei ole tiibasid. Ja siis sa peadki nagu kellegi teise tiibasid kasutama. Regulaarselt kuulad kellegi inspiratsiooni ülekandeid ja siis sa tunned ennast inspireerituna. Regulaarselt kuulad kellegi motivaatori laivisid ja siis sa tunned ennast motiveerituna. Regulaarselt käid kuskilt sealt väljast poolt, seda endale nii-öelda käid naeruteraapias, sest et sa ei kasuta oma enda sees olevat naeru. Sa palud kellegi teisel, palun armasta mind, kui sa ei kasuta ise enda sees olevat armastuse võimalikkuseid. Palun hoia mind, nii et ma tunnen, et palun hooli minust, nii et ma tunnen, et sa hooliksid minust. Palun hoia mind, nii et ma tunnen, et sa hoiaksid mind. Palun pööra minu peale niimoodi tähelepanu, et ma tunneksin, et ma oleksin oluline sinu jaoks. Need on kõik valdkonnad, et sa ei ole oma enese elu olulisuse. Sa oled juba elus, sul on juba keha, sul on käed, jalad, pea otsas. See on kõik oluline, on 100% juba täidetud. Süda lööb, kopsud hingaval, sa oled kohal, sa oled teadvuses. 100% on olulisus olemas, aga sa ei kasuta seda. Sa käid seda väljaspoolt kerjamas ja nurumas. See ongi see, et sul on oma eneseelu, aga sa ei kasuta oma eneseelu. Vaid kes siis kasutab, kelle jaoks on see põhimõtteliselt on sul kogu maailm, kogu galaktika, kogu universum. Aga sulle meeldib jutustada lugu, muinasjutt, kuidas sul mitte midagi ei ole. Kuidas sul midagi välja ei tule ja kuidas kõik on valesti, kui vale on see kõik ja nii ebaõiglane ja reeturlik ja kui hüljatud ja kui üksinda seal oled seal muinasjutu sees. Kuidas keegi ei armasta sind, kuidas keegi ei hooli sinust ja üleüldse on kuidas saatan sulle kaikaid kodaratesse pillub. Ehk siis sa ei kasuta oma elu ja see, mis sealt, kui sa ei kasuta oma eneselu ja mis sul siis nagu välja tuleb või ei tule, siis sa nimetad, et saatan või kurat ise teeb seda. See on nii kummaline koht.
et kui inimesel, et kui sul on mingid, et kui väikeseks peab inimene olema ennast tõmbunud. Mul ei ole ema ja mul ei ole isa ja lapsepõlv oli nii kole. Ja ma elan ainult selles traumas ja draamas. Ma toitun sellest ja teen seda ise juurde. See on nagu nii kummaline koht. Et inimestel, kellel see mina ise vorm, mina olen vormi ei ole, siis ma nagu mõistan nende tohutult olematuks ja väikeseks nagu kui ma proovisin praegu oma fokusseeritud tähelepanu sinna nagu viia, siis siis ma jõuangi kohale seda, et ma ei taha ise ka mitte midagi ja ma nagu, mis ma siin kaamera taga üldse rääkida, ma kaotan isegi mõtte ära, mida ma tahtsin siin saates rääkida, saate aru? Ma proovisin praegu minna nagu sellesse, et kui mina olen vormi, mul ei oleks, siis mu saade praegu katkeks, siis mul ei oleks mitte midagi nagu rääkida, anda, kinkida, jagada. Põhimõtteliselt ma suren ise allikana, ma suren kuivusesse, olles ise allikas. Aga kuna ma ei saa aru, et mina olengi ise enda allikas, siis ma kuivan ära. Nagu mind ei ole olemas. Siis ma nagu suren kuivusesse, janusse. Mõte seisnebki selles, et kui sul seda mina olen ja seda rolli seal ei võta, siis sa kuivadki, sa sured ära elujanusse, olles ise allikas. See on nagu kummaline, et keegi varastab allikate teadvuseid, et allikas ei saa aru, et ta on allikas. Ma proovin aru saada, kas puu ei saa aru, et ta on puu. Puu teeb kõik aeg oma puuelu edasi. Kevadel lehed ja õied ja viljad ja marjad ja siis langetab ära ja siis läheb talvepuhkusele ja puu nagu teab. Aga kas puu teadvust saaks ka nagu varastada? Ma proovin kas orav elab orava elu, 100% orava elu. Jänes elab jäneselu, 100% jäneselu. Et kuidas juhtus see moment, kui inimeste teadvused, nagu inimene kaotas ära inimeseks olemise teadvuse potentsiaali. Et inimene oleks nagu inimene. See on nii kummaline koht. Et ma pean ikkagi, mina olen ja praegu saatejuht, ma pean ikkagi korraks võtma selle rolli tagasi, et ma saaksin saadet juhatada üldse. Mina olen ja saatejuht praegu ja räägin sellest, et kui oluline on mina olen, võtan rolli ja hakkan seda täide viima. Ega kõik puud ka hästi ei ela. Vaata, lugu ongi selles, et inimesel on ainult elab hästi ja ei ela hästi. Puu on seal, kus puu on. Kui on valgust, kasvab. Kui on vähem valgust, kasvab kõverasti. Õigus on kasvada nii sirgel puul kui kõveral puul. Lugu on selles, et inimeste maailmas on see nii-öelda hea ja halb. Puul ei ole. Puu on puu. Lihtsalt kas rohkem valgust või vähem valgust. Liivasemal mullal või nii-öelda huumusrikkasemal mullal on see, ta lähtub sellest, mis tal hetkel on olemas. Inimene võiks ka lähtuda sellest, mis tal hetkel on olemas. Sul on kõik olemas, aga sa ikka elad kuivas, janus
valguse puuduses ja justkui nagu mängid seda kõverat puud. No kidurasti, jah, aga lugu ongi selles, et puu on seal puu, senikaua kui inimene tuleb ja ütleb, et sa oled üks kidurpuu. Lugu ongi selles, et keegi tuli ja ütles sulle ja nüüd sa tunned halvasti ennast sellest, et keegi sulle ütles, et sa elad oma kidurat elu. Noh, minune praegu see on ka nagu üleskutse. Et vaata, aga lõpuks ongi see, et sa ei ole puu. Aga sul on võimalik nagu valida, kas liivane muld või rasvane muld või sohu lähed elama või lähed päikese kätte või lähed varju. Sul ei ole juuri all. Sa saad valida, sa saad kogu aeg ümber valida. Aga millegi pärast sa valid endale kehvematest kehvema. No jah, sest meid on õpetatud niimoodi. Aga kui võtaks kõik õpetused maha, kas sa nagu elu kukuks sul kokku või? Ei, sa endiselt oskad hingata ja süda lööb, ehk siis need igavikulised õpetused jäävad üles niikuinii. Kõik need õpetused, mis sind ei kanna elus edasi, kukuvad ära. Ja kui inimesel keskkond nigel, siis elabki nigelalt. Jah, vaata seda nigelat keskkonda me näeme lausa Indias on ju. Mille pärast nad naeratavad hommikust õhtuni ja kõnnivad väga kergelt oma paljajalus ja räbalates riietes ringi. Et lugu ongi vaatenurgas, et inimene saab vaatenurka valida. Kuid lugu ongi selles, et kui me võtaksime maha kõik need vaatenurgad, veendumuslikud tõekspidamised, mis ei ole meie omad, mis loovad meile takistusi, mis loovad meile blokeeringuid, mis loovad meile eitusi. Kas te olete valmis oma blokeeringud maha võtma? Kas te olete valmis oma eitused maha võtma? Kas te olete oma müürid nii-öelda kaitseks, et te peate kogu aeg mingi kaitse olema, et teil on ebaturvaline? Kas te olete valmis loobuma oma ebaturvalisuse mõtetest? Mis te arvate, et te surete ära siis, kui te oma turvalisuseks ehitatud müüri nagu maha võtate? Siis tuleb suur maailm ja sõidab teist üle või? Ei, teie enda ebaturvalisuse nagu kaitsemüürid on see, mille all te ägate ja oigate, sest nende müürid, need on oi kui rasked ja vaevarikkad on need müürid, mida te nagu püsti üritate hoida, need kaitsemüürid. Mõte seisnebki selles, et kui te saate lähemale iseendale, siis te saate lähemale inimeseks olemise kõrgematele võimalikustele potentsiaalile. Ja pääsete ligi isetervenemise võime vallandumisele. Sellisel juhul ongi see sama koht, et see sama ülekanne või see sama live on mul ka üles võetud selle mõttega, et kui te soovite Mailisega teha videovestlust või kui te soovite tulla minuga ka nii-öelda füüsiliselt kohtuma ja rääkima, siis minu esmane küsimus oleks üldse, kas sa oled üldse valmis oma enese ellu astumiseks, oma enese ellu sündimiseks. Kas sa oled üldse valmis elu uuteks sündmusteks, mis on väga midagi muud, kui sa oma tavapärases elus kogenud oled. Kui sa ei ole valmis võtma maha seda, mis teeb sind haigeks, siis Mailise juurde videovestlust või Mailisega rääkima tulemisel ei ole mitte mingit mõtet. Sest et
minuga on selline lugu, et ma tõukan sind niikuinii vette. Sest ma olen selline ujuma õpetaja, et ma ei jää sinuga kaldale vaatama, kuidas sa suud ja silmad omale liiva täis ajad ja väidad seal, kuidas sa muudkui üritad ja kuidas sa muudkui üritad. Ei, ma tõukan sind vette ja see, et sa saad märjaks ja see, et sa lähed nii-öelda puhastumisefekti, tähendabki seda, et kõik need alla surutud maailmad tulevad sulle ülesse. Kui sa oled ära matnud enda siis hästi palju häbi, siis sa põhimõtteliselt peale minuga kohtumist, sa sured ära häbisse paar korda vähemalt. Kui sa oled alla surunud väga palju pettumust, siis peale minuga kohtumist sa lähed tohututesse pettumustesse, kaasa arvatud minus. Sa pettud isegi minus vähemalt 3 korda järjest veel. Kui sa oled alla surunud ja ära peitnud ja maha eitanud ja pead oma suurimaks nagu tugevuseks viha, siis viha läheb, sa lähed protsessimistesse. Ma tõmban sind protsessimistesse. Ehk siis ma tõukan sind vette ja sa hakkad vees ujuma selles saastas, mis on sinu raskus. Aga puhastumise üks valdkond või see üks eesmärk ongi see, et sa lähed justkui nende samade negatiivsete emotsioonide tsentrifuugi. Ja elu läheb justkui nagu, enne seda mul oli vähemalt natuke, oli küll kannatus, väga ebamugav kannatus, aga aga ma ju elasin, 20 aastat elasin. Aga nüüd ma ei tea enam, ma ei tea, mida ma mõtlen, mida ma tunnen, mida ma tahan, mida ma teen, ma ei tea, jah, korraks on sul see ma ei tea, sest et sa ei ole harjutanud tasakaalu, sa ei ole harjutanud balansseeritud olemust ja sa ei ole kursis endaga, sest see mina olen rollide ülesehituse algfaas on sul 1, 2, 3, 4-aastase lapse staadiumis. Sa lähed uuesti sündimisse. Aga kuna see on sinu jaoks nii esmakordne, siis sa arvad, siis sa arvad, et sa upud, et sa sured ära. Ei, sa ei upu, sa ei sure ära, see on sinu elu. Ja kui ma olen nagu oma olemiselt nii-öelda vallandan kõik sinus alla surutud, maha eitatud, ära salatud, see, millega sa võitled, sellega, millega sa võistled, mida sa tõestad. Et ma toon sulle tõestamise peal näite. Et näiteks sul on kogu elu nagu üles ehitatud selle peale, mis on õige ja sa lähed tõestamisse, mis on õige. Siis sa jõuad kannatusse, jõuad minu juurde ja ma näitan sulle seda, kuidas kogu sinu õigus, mida sa oled üles ehitanud ja sa oled asunud seda 20 aastat tõestanud, muutub minu ette näitamisel justkui õhuks. Ja siis sa saad teada, et sa oled nagu 20 aastat õhku vehelnud olematu vaenlase eest oma õiglust tõestanud. Siis sa saad aru sellest momendist, et sul on 20 aastat pandud tuulelohedega vehklemise peale ja nüüd on sul valik. Kuhu sa energiaga sa ehitad uuesti muinasjutu ülesse, et uuemate tuulelohedega edasi võidelda. Või sa võtad selle kogemuseks. Oi, mul on 20 aastat. Kogemust tuulelohedega võitlemises. CV-sse võid kirja panna. Ei ole midagi. Suurem ja kui inimestel on 50-aastane kogemus kaldal poris suplemises.
ujuma õppimata. Ehk siis suurem jagu meil on väga suured kogemused elu eitamises, omamata kogemust elu jaatamisele. Ehk siis kuidas võtta oma alateadvusväljadelt maha informatsioon, välja lülitada informatsioon, mis loob mulle pinge, raskused, eitused, blokeeringud, tõestamised, konkurentsi, negatiivsed emotsioonide ilmingud ja sellega kaasnevad tegevuslikud liikumised, mis omakorda moodustavad minu iseloomu. Kui see suur puhastus viia alateadvusväljadelt, võtta maha kõik see informatsioon, mis on üleliigne, mis ei ole sina, siis sa saad tuttavamaks järjest rohkem iga päev, sekundi haaval, protsendi haaval tuttavamaks iseendaga. Kui sa selle saatest pihta saad, aru saad, et sa oled tohutult informatsiooniga üle koormatud, see informatsioon on sind hüpnotiseerinud ja see omakorda paneb sinu eluenergia kuhugile mujale teisele voolamisele, kui sinna, kus sina oma hingega siia oled maa peale tulnud. Kui sa sellest kohast aru saad ja lubad minna kogu oma alateadvusväljade informatsioonil puhastumisse, sa äratad ennast seal ülesse ja kõik see info, mis ei kuulu sulle, mis ei kanna sind ja mis ei ole sulle elu oluline, lahkugu. Ja siis hakkab toimetama sinu teadvele tuleku maailm. Sa hakkad teadvele tulema, nagu justkui väikeste sammude kaupa hakkab sinu alateadvusväljad üle valgustuma. Kõik tuleb nagu päevavalgele, kõik läheb klaarselgeks, kõik läheb helgeks. Raskused, niimoodi justkui päev-päevalt raskused kaovad ära, läheb kergemaks. Ja tekib nagu teadmine, et praegu tal on hästi palju, no ma ei tea, et valikuid on nii palju ja kõik valikud ei ole vist kõige paremad valikud ja ühel momendil kõik see ma ei tea kaob ära, vaid tekib nagu, ja ma tean. Ja see teadmine tekib nagu minuti kaupa, sest minutil ma tean, kas ma tahan juua või ma ei taha juua. Ma minutil tean, mida ma söön ja mida ma ei söö. Ma tean, mis on mulle parim nendest valikus, mis mul hetkel nina ees on. Kõik see informatsioon, mis ei ole teile, teie jaoks ja teile elu oluline, tuleb maha võtta, eemaldada ja loobuda ja lahti lasta. Saate tuttavaks iseendaga, lähete puhastumisse. Suur puhastumine võib alguses esile tuua, nagu ma ütlesin, te hakkate kogemata ujuma nagu iseenda see võib tuua üles teatud mürgitusnähtusid. Sest et praegu te olete justkui pidevalt selle informatsiooni laksu all või mõju all või hüpnoosi all, te olete pidevalt purjus informatsioonist, mis ei ole teie jaoks ja teile kasulik, vaid on kellegi teise jaoks ja kellegi teisele kasulik. Et ära varastada või nii-öelda, see ei ole varastatud, sellepärast et sa saad selle nagu tagasi võtta. See ei ole niimoodi, et sa pead minema ja kellegi maha lööma, et oma eluenergia tagasi saada. Ei, sinu elu on kogu aeg olnud sinu käsutuses, sinu lähedalt, sinu jaoks ja nüüd ja praegu selles samas hetkel olemas.
aga kuna sa seda ei tea, vaid sinule on pandud pähe istutatud mingi teine mõte, teine teadmine, teised emotsioonid, teised tegevused, siis sa teed seda, mis on selle nagu justkui nagu istutatud. Ja sa oled hoidnud, kasvatanud, kasinud, hoolitsenud kellegi teise teadmise eest. Kellegi teise teadmisele paned kreemi peale või annad süüa, juua ja paned teda õhtul magama ja viid vanni ja pesed saunas puhtaks. Ehk siis veel kord tuletan meelde, tulles ärkvele oma enese informatsiooni väljadel. Lubage minna puhastumisse, tekivad natukene mürgitusega jääknähud, ehk siis tekib selline pohmelli moodi olemine, nagu oleksite pohmellis, teil pea valutab, teil on süda paha, te öögite, teil on korraga olete pettunud, vihane, häbis, kurb, kõik see, mis on teil nii-öelda need emotsionaalsed jääknähud tulevad teil välja. Aga iga päev korrates kõik see informatsioon, mis ei ole mina ja minu jaoks ja minule kasulik, ma loobun ja ütlen lahti. Ja võtan vastu ja ärkan üles informatsiooni, mis on minu jaoks, minule kasulik. Ja praegusel juhul kõige külluslikumas vormis hakkan seda vastu võtma. Ja ma ütlen oma enese elule ja. Ma ütlen ja. Sellise lause kordamine, et kui näiteks minu nimi on Mailis, siis ma ütlen ja, Mailis, ja. Isegi sellise lause kordamine päevas mitu korda, et ma olen endaga nõus. Tavaliselt te ei ole endaga nõus, te olete endaga tülis ja pahuksis ja vastuolus ja suures sõjajalal. Lugu ongi selles, et miks te olete sõjajalal, miks te olete pahuksis, miks te olete vastuolus endaga. Sest et te elate kellegi teise elu, see teine elu ongi vastuolus sinu sellega, mis sa tegelikult tulid siia ilma tegema. Kui sa see ja olles see päris endaga, siis päris endale te saate ju jaa öelda. See päris enda jaa oleks justkui jaa iseendaga, abielu iseendaga, armastus iseendaga. Näiteks kui teil on emaga kontakti puudulikkus või nii-öelda suhtekriis või midagi, siis on jaa emadusele sinus endas. Kui teil on isa ei tunne või ei tea, mis ta nimigi on või ta on kaugel või teil on, ei ole olnud lapsepõlves seda isa tuge, siis on jaa isadusele ja mehelikkusele minus endas. Kõik see, mida te räägite, teil on mingi puudus, on see, et ei ole hakanud seda veel kasutama. Näiteks kui teile, ma olen maailmas üksinda, ei ole mul mingeid sugulasi ega vereliini ja see on see, et sul ei pea füüsiliselt mitte kedagi enam elus olema, sa võin ka üksinda siin maailmas olla, aga sinu DNA-s on tuhandete esivanemate koodid. Aktiveeri need koodid ja kasuta neid. Ka siis, kui sa oleksid üksinda sellel planeedil. Saate aru? Minus on olemas kõik. Emad ja isad ja tädid ja lapsed ja mehed ja naised ja kõik on olemas. Galaktikad ja universumid ja DNA-s kõik on olemas. Küsi ainult ja hakka kasutama. Mõte siis seisneb selles, et te tegelikult, kui te olete sellest saate päriselt läbi vaadanud ja päriselt mõistnud ja päriselt teinud läbi need samad selle ärkamise, siis te tegelikult ei vaja Mailisega videovestlust ega Mailisega kohtumist. Te saate
ise minna puhastusse, ise õppida ujuma, ise panna oma tiivad laiali ja hakata lendama. Te saate ise läbi puhastumise lubada aktiveeruda ise tervenemise võimel ja te saate ise kergemaks, külluslikumaks, nii-öelda tervemaks ja siin on ikka, et raha teemad, et raha on pidevalt nagu puudu või vähe või ei tule välja või olete lausa võlgades. Siis on see, et kas te olete valmis loobuma kõigest, mida te olete üles ehitanud, et rahavood ei saa teieni voolata. Majanduses on olemas sellised nagu rahavood, rahade voogumine, vood, rahade liikumise süsteemid, rahajõed on olemas. Mida sina oled üles ehitanud, missuguseid eituseid sa oled üles ehitanud, milliseid programme sa omad? Meie suguvõsa on kogu aeg vaene olnud. Seega, sinu vaesuse programm ei luba sul isegi mitte nuusutada rahavõimalikkust. Võta maha kogu rahale üles sätitud muinasjutulise jutustuse, mis sa raha kohta oled. Et ega aususega suuri rahasid ei teenita ja kõik see, mida sa väidad, mida sul ei ole, on see, et sa omad jutustust, veendumuslikku tõekspidamist, mis takistab sul selle temaatika aktiivselt kasutama hakkamist. Sest et originaalis on raha mööda maailma laiali segada miljardeid. Iga päev trükitakse miljardeid juurde ja sina väidad, et sul ei ole. Sest et sa koged seda, kuidas sa räägid, kuidas sul ei ole. Kui sa hakkad nüüd jutustama seda, kuidas sul on ja kuidas sul on ja kuidas sul juurde veel tuleb ja juurde veel tuleb, siis sa saad seda kogeda. Kui sa väidad, et sul ei ole suhteid, mehed ei tule sulle kuidagi või ei püsi või nagu kipuvad, need lähed ikkagi, ei ole päris see ja ei tea, kas need on mehed või vaibaalused või siuksed ärakantud sussid või kuidas neid nimetatakse, siis see ongi see, et sa omad meestesse juba teatud maailma, teatud suhtumist. Ja isegi kui sinna maailma tuleb keegi, siis ta saab endale peagi, nagu muutubki sussiks. Sest et sul on meestele selline üles jutustatud muinasjutt. Kui sa jutustad endale üles muinasjuttu, kuidas mehed võivad olla ilusad, hoolikad, targad ja väärikad nagu kuningad, siis isegi kui sinna tuleb kõige viimasem kerjus sinna muinasjuttu sisse, siis ta ühel hetkel muutub seal väärikaks kuningaks. Sest et sina jutustad talle kuningariided selga ja tema saab võtta selle rolli ja hakata selles rollis nii-öelda ennast sisse elama. Sealt tulebki see vahe, et puuks olemise ja inimeseks olemise vahe on see, et puu saab edasi olla kas nagu pihlakas või nagu tamm või nagu õunapuu, siis sina inimesena saad olla, nagu sina saad valida, kas sa oled täna kirss või nagu maasikas vahukoorega. Et inimese juures ongi see, et meil ei ole juuri all. Me saame hästi palju vabalt liikuda ja me saame teadvustatuna ärgata ülesse ja olla teadlik sellest, et kuhu mina oma fokusseeritud tähelepanu suunan ja hoian.
seda ma hakkan juurde looma. Ehk siis, kui inimene aktiveerib endas sellest looja tasandi, et ta saab aru, et tema ongi looja ja ta hakkab vastutama oma loomingu eest, siis ta hakkab väga valima, ainult valitud mõtted, valitud emotsioonid, valitud tegevused, toob ilmsiks valitud tulemused ja valitud tulemuse eest on sul nii-öelda rõõmsam, kergem ja külluslikum hakata ju vastutama. Aga kuna sa ise ei vali oma mõtteid, oma emotsioone, oma tegevusi, sa saad vägagi monotoonselt päevast päeva ühe ja sama tulemuse, millega sa ei ole rahul, siis loomulikult sa ka ei võta vastutust selle eest, mis on tulemuseks ja süüdistad sellest teist maailma. Nemad kõik on selle teinud seal. Aga ometigi kasutati sind ja sinu elu selleks millegi pärast. Seega, kallikesed, kes ikkagi vaatab saate ära, aga ta on ikkagi valmis, aga ikkagi see viimane samm on tegemata, et te vajate kedagi, kes vette tõukaks. Siis tuleb leppida sellega, et hambaarsti juurde minnes tuleb suu lahti teha ja alles siis saab hambaarst vaadata, mis teil seal suus on. Ja nii ongi. Ja nii ongi. Ühesõnaga veel üks hea lause tuleb mul meelde, et iga mäe otsa ronides kuidas see lause oligi, kuidagi oli taoline see mõte, mulle väga meeldis see mõte ja see lause oli see, et mäe otsa ronides ja leides sealt selle zen oleku, selle, siis te ise olete selle sinna mäe otsa kaasa võtnud. See tähendabki seda, et teie sees on see zen-olek juba nagu olemas olnud, aga te millegipärast vajate seda mäe otsa ronimist selleks, et see zen vastu võtta seal otsas siis või? Ei, zen on praegu ka siinsamas, lihtsalt kas sa kasutad või sa ei kasuta. Vot taolised lood, kallikesed siinpool sood ja vahepeal on tulnud ju mulle ka annetuslikke ülekandeid. Ma tänan. Aga ma ei kirjutanud üles, seega ma praegu peast täpselt nimesid ei mäleta, aga ma tänan igal juhul vägagi, kes vahepeal mulle annetuslikke ülekandeid on teinud. Endiselt mu kontonumber on avalik ja saate mulle teha annetuslikke ülekandeid. Ja järgmistel kordadel juba järgmised mõtted siis teile siia ettekandmisele tulevad. Ma tänan ja ilusa päeva jätku teile.